Uus valitsus tahab hakata riiki vastu võtma tuhandeid oskustöötajaid kolmandatest riikidest. See on üks osa suurest plaanist, kuidas leevendada tööjõupuudust ja elavdada majandust. Kuid sisserände medalil on ka teine pool. Täistunni käes on Siseministeeriumi analüüs, mis näitab, et ka väike muudatus sisserände kvoodis võib kaasa tuua suure muutuse Eesti elanikkonnas ja rahvastikugeograafi hinnangul Tallinna muutumise mitte-eestlaste linnaks. Kas lubades siia ka täiesti teisest kultuuriruumist pärit inimesi oleme valmis loovutama osa oma turvalisest elukeskkonnast, millest paljud Euroopa riigid saavad tänaseks vaid unistada? Ehk piltlikult öeldes, kas me ei käivita hoopis viitsütikuga pommi? See on Islamikeskus Eestis, kuhu kogunevad palvusele siin elavad moslemid, kes ei mahu tänaseks enam hästi majja ära. Meil on vaja üks suur koht, ilusid mošee. Vaata, mošee, mul on vaja mošee. Vaata, kuidas inimene, 400 inimene. Ei mahu. Juba paar aastat tagasi tõstatasime täistunnis teema, et peale Ukraina sõja algust on Eestisse töötamise eesmärgil tulnud tuhandeid Kesk-Aasia kodanikke. Kaitsepolitsei nägi selles trendis juba toona tõsist ohtu Eesti julgeolekule, kuna tegemist on islami äärmusluse mõttes riskiriikidega. See arv läheneb 10 000 meie jaoks. Ma ei taha siin kedagi hirmutada tavalisi inimesi, aga meie jaoks, et olla valmis, meie peame mõtlema nii, et küsimus pole, kas terrorismiakt toimub, vaid millal see toimub Eestis. Nüüd on valitsus kavandamas senisest veelgi ulatuslikumat töörännet, sealhulgas Kesk-Aasia riikidest. Plaan on tõsta rändekvooti oskustöötajate puhul seniselt 0,1% elanikkonnast 0,2% ehk 1300 inimeselt 2600 inimeseni. Ja nad saavad koheselt kaasa võtta ka oma pereliikmed. Puudu on erinevaid pingioperaatoreid, konstruktsioonide kokkupanijaid, toidutehnolooge, erinevaid keemiainsenere. Ehk et kui Eesti inimesed ise enam ei taha näiteks neid töid teha, keegi peab selle tehases, selle keevitamise, põllumajanduses, selle toimetamise ära tegema. Plaan, mille eesmärk on majanduskasvule hoog sisse puhuda, küpses juba eelmise valitsuse ajal, kuid jäi toppama Siseministeeriumi taha. Valitsuse vahetudes teatas peaminister kohe, et plaan viiakse ellu. Majandusminister on palunud korduvalt siseministrit selle eelnõuga ja selle valdkonnaga tegelemist, seda ei ole tehtud. Ja meie jaoks on see meelehärmi põhjustanud. Tänaseks endine siseminister Lauri Läänemets näitab meile Siseministeeriumis valminud graafikuid. Miks nad ei saanud nõustuda plaaniga tõsta oskustöötajate puhul sisserännu kvooti senisega võrreldes 2-kordseks? Et me räägime umbes 6000 inimesest, uuest inimesest aastas. Ja kui me vaatame, et Eestisse sünnib natuke alla 10 000 inimese aastas, siis me saame aru, millisesse olukorda me sattume. Selliste numbrite juures me nüüd järk-järgult vahetame Eesti rahvuse välja. Ja kes siis siia tulevad, millistest maadest? Peamiselt stanriikidest ikka. Ja need on? Need on seal Kasahstanid ja Kõrgõzstanid ja kõik sellised riigid. Kesk-Aasia. Kesk-Aasia, täpselt. Siseministeeriumi graafikud näitavad, et kui need inimesed jääksid püsivalt koos oma kaasa võetud perekondadega Eestisse elama, tõuseks 10 aastaga tähtajalist elamisluba omavate välismaalaste arv ligi 140 000 inimese võrra. Võrdluseks, Eesti suuruselt teises linnas Tartus elab praegu alla 100 000 inimese. Me seda graafikut valitsuses ka vaatasime. Ma mäletan, et nii majandusminister kui teised ministrid ümber valitsuse laua tollel hetkel ikka ehmatasid ära. Ja see oli aru saada, et see läheb üle võlli. Majandus- ja tööstusminister vaidleb sellele resoluutselt vastu.
See Siseministeeriumi graafik on tehtud selgelt hirmutamiseks. Need inimesed on siin ajutise elamisloaga, paljud neist ei jää üldse Eestisse. See graafik on tehtud eeldusel, et iga täiendav töötaja, kes Eestisse tuleb tööd tegema, et ta jääb siia elama. Aga see on ikkagi elamisluba 5 aastaks ja tal on võimalik kaasa võtta kohe oma perekond. Ja see töötaja võib kaasa võtta abikaasa ja lapsed. Ei ole kuidagi, et venna, lelle, pojad, onud, tädid, tütrepojad, ei, sellist asja ei ole. See hetk, kui inimene siin töötamise lõpetab, tal enam ei ole töölepingut, ta peab kohe ära minema. Reeglina tal lapsed juba õpivad siin. See ei muuda mitte midagi. Majandusministeeriumi ja ettevõtjate prognooside kohaselt võtaks pereliikmed kaasa vaid 10–20% võõrtöötajatest. Siseministeerium, mis on aluseks võtnud aga senise pererände statistika, ütleb, et iga töötaja kohta tuleb kaasa 2–3 pereliiget. Märkimisväärne on tõsiasi, et juba praegu on elamislubade väljastamisel top 3 hulka tõusnud islami äärmusluse mõttes riskiriigiks peetav Usbekistan. Just töörände suurenemises Kesk-Aasia riskiriikidest näeb ohtu julgeolekule Martin Arpo, kes peale 23 aastat kapos töötamist aasta tagasi ametiisiklikel põhjustel maha pani. Aga seetõttu täna ka vabamalt oma arvamust avaldada saab. Need numbrid on hirmuäratavalt suured. Ma tean, et on ka olnud selliseid argumente, et me räägime nii-öelda ajutisest sisserändest. See on ka suurel määral enesepettus. Et riigi haldussuutlikkuse mõttes kõige keerulisem asi üldse on inimeste väljasaatmine. Ja pole mingit põhjust arvata, et me tuleksime sellega paremini toime, kui meist palju jõukamad, palju tugevama nii-öelda pehme jõuga läänepoolsed Euroopa riigid. On kummastav, et me tahame õppida enda vigadest, mitte teiste vigadest. Need teised riigid, kes on võtnud, nad on võtnud teistel alustel. Nad on võtnud kas lihtsalt inimesi sisse, kellel on antud võimalus integreerida. Nad ei ole kuidagi tulnud selle loogika järgi, mida meie täna siin räägime. See on väga kontrollitud tööränne, et selles mõttes ma kohe ka võtan alati hirmud inimestelt maha. See on ülikontrollitud tööränne. Ta peab läbima ära tegelikult julgeolekukontrolli. Julgeolekuasutused peavad andma oma hinnangu, et ta sobib. See taustakontrolli jutt, see, et taustakontrolliga on võimalik ohte ära hoida sisserännu puhul, see on puhas jama. Tegelikkus on hoopis midagi muud. Esiteks, kui me räägime sellistest numbritest, nagu siin on avalikkuses läbi käinud, siis Eesti julgeolekuasutustele ja korrakaitseasutustele ei ole ilmaski sellist ressurssi, et päriselt kõigile teha piisavat taustakontrolli. Teiseks, isegi kui oleks seda ressurssi igaühega personaalselt tegeleda, nende lähteriikidega puudub see võimalus teha õigusalast koostööd. Tere, me oleme Kanal 2 saates Täistund. Kaitsepolitseis kinnitatakse meile Martin Arpo jutu paikapidavust. Ja nendest TAN-riikidega meil koostööd ei ole. Nii see on ja riskiriikide puhul ongi see probleem selles, et mitte, et meil oleks kindel teadmine, et see inimene on risk, vaid meil ei ole võimalik seda hinnangut anda, meil seda infot lihtsalt ei ole. Reaalsus on see, et me peame ühel hetkel siis saama aru, et millist riski me oleme valmis Eestis vastu võtma. Ei ole olemas ülemaailmselt radikaliseerunud isikute andmebaasi, mis oleks ammendav, kust me saaksime kiiresti kätte need vastused, et kes on radikaliseerunud ja mitte. Et see on nagu äärmiselt naiivne suhtumine ja võib-olla ka mingitel puhkudel tahtlik selline hämamine ja sellise võltskindlustunde tekitamine. Uus valitsus plaanib majanduskasvu hoogustamiseks lubada riiki tuhandeid oskustöölisi kolmandatest riikidest. Kaapo ütleb, et riskiriikidest tulijate tausta on ülikeeruline, et mitte öelda võimatu kontrollida. Moslemi kogukond on Eestis niigi kasvanud juba üle 10 000 pealiseks. Suurimaks kogunemiskohaks on Islamikeskus Tallinnas. Kui mitmest riigist teil siin inimesed koos praegu? Meie on arab. Marokko, Algeeria, Tuneesia, Jemen, Liibano, Jordania, Egypt, Süüria, Pakistan, Bangladesh, Türki veel, itaallane, Prantsus, Usbek, Aserbaidžan,
Dagestan, Kyrgyzstan, ma ei tea, kuidas, palju. Actually, we have over than 34, 36 nationalities here who are worshipping God. Aga Kesk-Aasia riikides on hoopis teistsugune kultuuriruum kui siin, et kas me siis oleme ka valmis selleks, et me ikkagi nüüd mõne aja pärast anname loaga ehitada siia mošee? Kindlasti mitte. Selles mõttes kindlasti mitte, et uuesti Eesti on eestlaste riik ja me lepime siin kokku, mis on meie kultuuriruum, meie käitumised. Sellel inimesel ei teki mingit täiendavat õigust või toimetust kuidagi enda, ma ei tea, uskumusi hakata levitama või peale surma. Ei. Need inimesed, kes siia tulevad, nad peavad arvestama, et siin on Eesti Vabariigi seadused ja Eesti Vabariigi põhiseadus on ülimõtlik. Et see on inimene, kes tuleb siia väga spetsiifiliselt, ajutiselt mingid konkreetsed oskustega tööd tegema. Võib-olla hädad sellest algavadki, et kui sellises diskussioonis taandatakse inimene tööjõuks, inimene ei ole robot, kes tuleb ja teeb siin neid töötaja liigutusi, mida me temalt ootame. Inimesega käib kaasas palju muudki, väga palju huvitavat ja positiivselt, aga kindlasti ka omad riskid. Kuivõrd näiteks moslemi usulised võtavad meie põhiseadus kui enda number 1 dokumenti või? Küsiks väga lihtsa küsimuse, miks nad peaks? Ei ole kahtlustki, et veendunud moslemi jaoks on Koraan ja islami tavad palju olulisem kui ühe riigi põhiseadus. Ammugi siis selle riigi põhiseadus, kus nad ei ole sündinud või mis ei kanna seda kultuuri, mis on neile omane ja armas. Kui neid tuleb palju, mošee on see, mis käib nende kultuuriga kaasas, paratamatu. Eestis siiani ühtegi terrorirünnakut toimunud pole, kuid on aset leidnud juhtumid, mis islami kultuuris on lubatud, kuid meil liigituvad isiksuse vastase kuriteo alla. Näiteks perevägivald, mille kohta on suisa Eesti islami kogudus välja andnud juhised, kuidas peksta naist, nii et sellest jälge ei jääks. Naisel odeva või põikpäise käitumise korral on lubatud kerge müks või löök, mis ei jäta märki. Ka täiesti laialdaselt soovitatakse mingis kogukonnas, et ärge pöörduge oma probleemide lahendamisel politsei poole, need tuleb lahendada kogukonna siseselt. Rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru näeb aga plaanitavas töörändes põhiprobleemi selles, et venekeelne kogukond jätkab kasvamist. Kui viimase 10 aasta jooksul on koos Ukraina põgenikega Eestisse niigi tulnud ligikaudu 80 000 inimest, kelle esimeseks või teiseks keeleks on vene keel, siis ka uus tööränne toob tema sõnul juurde just vene keelt kõnelevad inimesed. Tallinn igal juhul muutub siis, et me näeme juba praegu valdav osa asub enam Tallinnasse, et igaüks, kes Tallinnas ringi käib, ta ju kuuleb, mis keeles räägitakse. Ja me peame olema valmis siis selleks, et Tallinn muutub vähem selleks kohaks, kus elab eestlasi ja kus elavad siis järjest rohkem sisserändajad. Tiit Tammaru soovitab jätkata pigem seni levinud praktikaga, ehk et oskustöötajatele väljastataks 1-aastaseid töölepinguid, millega ei teki kohest võimalust kaasa võtta pereliikmed. Ja kui töötaja sobib, saaks lepingut pikendada. Majandus- ja tööstusministri hinnangul on aga erandi tegemine rändekvoodis vältimatu. Ilmselgelt me ju esimese eelistusena võtaks Eesti inimesi, ettevõtjad samamoodi, sellest pole küsimust. Ja lihtsalt meil endal inimesi piisavalt pole. Eelkõige me ju räägimegi ikkagi sellest samast, et me lahendame ära majandus ühte kasvumuret, milleks on konkreetsete oskustega inimesed, tänu millele sektorid saavad tegelikult rohkem toota, eksportida, jõukust luua. Tegelikult tänu nendele luuakse ka siin ühiskonnas lisandväärtust, mis tähendab, et meie enda inimesed tänu sellele saavad kõrgemat palka või saavad liikuda ka tööturul kõrgematele astmetele lisandväärtuse loomises. Et igal juhul majanduslikult on iga saabuja positiivne ja valitsus võib-olla praegu natuke liiga palju just sellele argumendilegi rõhub. Aga rändemedali teine külg on ikkagi kõik see lõimumisega seonduv. Ja kui seda sama moodi adresseerita, siis on ikkagi meil varem või hiljem probleemid. Seda on varemgi öeldud, et küsimus ei ole mitte kas, vaid küsimus on millal. Toimub mingisugune kas terrorismiakt või muu radikaliseerunud isikute siis vägivallaakt, mis siis tõsiselt ühiskonda raputab. Nii nagu see väga paljudes Euroopa riikides toimub. Sellesse ei tohiks suhtuda mitte fatalistlikult, vaid sellesse tuleks suhtuda kui teatud mõttes ikkagi äratuskella, et meil on võimalik vältida neid vigu, mis teistes riikides on tehtud.
Siiani oleme olnud õnnelik riik, kus julgeme oma väikeseid lapsi saata üksi kooli või õue mängima. Paljudes Euroopa riikides pole see enam võimalik. Samas on ettevõtjad tõesti hädas, sest töökäsi pole mitte kusagilt võtta ja tahame ju, et keegi meilegi vanaduses pensioni maksaks. Need on keerulised valikud ja otsused. Kui suurt lõivu oleme tegelikult valmis maksma rikkama Eesti nimel?